Ma mäletan, kui üks päev, kui ma alles veel väga noor olin, võib-olla kuskil 10–12-aastane, tuli mu isa mu juurde ja küsis mult pealtnäha kaks väga lihtsat küsimust. Henrik, kas usud Jumalasse? Ma vastasin jah ja mu isa jätkas. Aga kuidas sa tead, et Jumal, keda sa usud, on hea? Olles alles noor ja oma uskliku teekonna alguses, ei osanudki ma viimasele küsimusele väga head vastust anda. Muidugi ei olnud mu isa kavatsus mind kuidagi oma usus kahtlema panna, vaid vastupidi, tahtis ta kasutada seda võimalust, et isalikul kombel mind usus natuke kasvatada. Ta vastas ise oma küsimusele. Me teame, et Jumal on hea läbi selle, et kõik seadused, mida Jumal on meile järgimiseks andnud, on head. Tol hetkel ja ka tänaseni välja olen ma leidnud selles viimases vastuses väga palju tõde. Sellest hetkest aga 10 aastat hiljem, kui ma oma iseseisva elu teekonna alguses olin, ei olnud ma ka enam sugugi sama kindel Jumala olemasolus nagu lapsepõlves aastaid varem. Mul oli võimatu ühildada omavahel oma tolleaegset arusaama Jumalast vastu maailma, mida ma nägin ja kogesin omaenda silmade läbi. See põhjustas minust tugeva konflikti, sest ühest küljest tahtsin ma kogu südamest Jumalasse uskuda, aga samal ajal tundsin, et ma justkui pole enam selleks lihtsalt võimeline. Antud sisemise konflikti tõttu hakkas mul regulaarselt esinema perioodilisi paanikahooge. Ma mäletan pikki magamata öid, kus vaatasin kella 4 hommikul kella ja mõistsin, et ma olen jälle terve öö üritanud endas leida mingisugust kinnitust Jumala olemasoluks, aga pole öö lõpuks seda endiselt suutnud leida. Ja nii ma siis elasin mitu aastat, kuniks ühel saatuslikul päeval juhtusin ma lugema teise Moosese raamatust 10 käsku. Olin antud lõiku lugenud selleks hetkeks elus kindlasti rohkem kui 10 kordi, aga seekord jäi eriliselt silma käsk, millele ma varasemalt polnud palju tähelepanu pööranud. Parafraseeritult kokkuvõttes kõlab see käsk järgnevalt. Sina ei tohi kummardada valesid iidoleid. Ma ei suutnud tol hetkel täpselt aru saada, miks, aga antud käsk jäi mind järgnevaks kuuks ajaks kummitama. Ma kuulsin seda käsku kajamas oma peas hommikul, kui läksin tööle, päeval, kui sõin lõunat ja õhtul, kui üritasin magama jääda. Ühel järjekordsel unetul paanikat ja hirmu täis ööl mõtiskasin taas selle käsu peale ja minus hakkas kooruma küsimus. Kas see põhjus, miks mul on nii raske leida usku Jumalasse, on äkki hoopis sellepärast, et ma ei usugi tegelikult Jumalasse? Kas ka mina kummardan valeiidolit? Ma tundsin seejärel, et ainus viis, kuidas ma suudan jätkata, on, et ma lasen lahti sellest iidolist, mida ma oma peas Jumala nime all kummardan, ja et kui Jumal tõepoolest on olemas ja ta tõepoolest on headuse, lootuse ja tõe Jumal, nii nagu piibel ütleb, et siis see Jumal ei jäta mind ripakile, vaid päästab mu eksinud hinge. Ja nõnda ma tegingi. Ma lasin lahti ja esimest korda oma elus tundsin, et ma enam ei usu Jumalasse. Oma otsuse järel mõistsin üsna kiiresti, et vaatamata kadunud usule näen ma endiselt, et maailmas on olemas headus ja kurjus ning et mina soovin üle kõige jääda teenima headust. Mööda läks vaid vist 2 või 3 üürikest päeva, kui mul tuli meelde minu isa kunagine õppetund. Kuidas me teame, et Jumal on hea? Läbi selle, et kõik seadused, mida Jumal on meile järgimiseks andnud, on head. Vaatamata sellele, et minu usk Jumalasse oli hääbunud, nägin ja mõistsin, et mu isa ammune õppetund on endiselt tõsi ja sellest lähtuvalt otsustasin, et ma ei heida piibli seadusi ja õpetusi kõrvale, vaid jätkan nende järgimist nii hästi, kui oskan. Jätkates seejärel vaikselt oma eluga, hakkas Jumal tasapisi kuude ja aastate jooksul mulle tagasi hinge hiilima. Nagu täna näha, siis Jumal ei jätnud mind ripakile ja tõi mind täielikult tagasi ning ma võin täna kogu kindlusega öelda, et usun Jumalasse tugevamini kui kunagi varem. Ma tunnen tagasi vaadates, et see põhjus, miks mul oli nii raske tol hetkel leida Jumalasse usku, oligi sellepärast, et oma peas olin ma enda jaoks Jumala loomusest loonud vale iidoli. Piltlikult väljendades olin justkui üritanud mahutada Jumala hoomamatut olemust kasti, kuhu seda mahutada polnud võimalik. Seetõttu jäi minu loodud kasti vaid äärmiselt poolik ja vale kuju Jumalast, mis sai minu usule takistuseks. Nüüd kindlasti ei soovi ma oma kogemusega suunata kedagi kahtluste puhul Jumalast loobuma, vaid pigem soovin esile tuua õppetunni, mida mõistan täna oma loole tagasi vaadates. Ja ma näen, et sedasama mõtet avaldas Jumal ka tegelikult Hiiobile. See kõlab järgnevalt. Olles vaid inimesed, ei suudagi me tegelikult Jumalat ja tema olemust lõpuni mõista. Mida me siis aga teeme nendel hetkedel, kui me kahtleme, kui me ei saa aru või kui oleme enda jaoks Jumalast vale ettekujutuse loonud? Isiklikult näen ja tunnen, et sellistel hetkedel parim, mis me teha saame, on hoida kinni headusest ja vaatamata kõigele anda endast oma parim, et elada Kristuse eeskuju järgi nii head elu, kui suudame.
sest otsides, üritades välja elada seda, mis on hea ja tõsi, otsime me tegelikult Jumalat, kes on meile tõotanud ja lubanud, et kõik, kes teda kogu südamest otsivad, need ta ka leiavad. Olge õnnistatud!